No tervitus, mis siis vahvat meie elus toimub? No meil on igasugused valmistumised, päevaprogrammid. Üks päevaprogramm on õues käimine. Jah, sest nagu te näete, et siin on selline mõnus, täna hakkas 35. nädal. Kas küll jah, täitsa õige arvapidamine sul. Mis tunded teis on? Mida te tunnete? Ma tunnen, et üks Pepu tahab küljesest välja saada. Ahah. No jah. Ja talle ei meeldi minu ribiga. Ja ega see elu kerge ei ole, kui see telk järgi ei anna või nii-öelda ruumipuudus. No on küll jah, ruumipuudus. Igatahes meile väiksele jalutuskäigule, alati peab jalutama. Ja mõtlesingi, et kuna me loodusesse, võib-olla praegu pole nii palju jõudnud siin, siis vahelduseks ikka teile näidata endale jäädvustada, et mida me siis siin teeme ja kuidas me valmistume võib-olla siis 3. pereliikme jaoks valmis olemiseks. Et vaatame täna siis kindlasti tutvustan natukene meil olemasolevat varustust. Käime kindlasti poes koos, käime isegi võib-olla 1-2 kohas koos, kindlasti panen Legot teiega siin kokku ja võt midagi sellist tuleb, et nii, et olge lainel. Võt nii. Nii. Paar kilomeetrit tuleb ära meil, et ega me kaugel ei ole, me oleme siin ikka oma kodukandis, jah. Kord läheme ühele poole, kord teisele poole, siis jälle ühele poole, jälle teisele poole. Siis käime poes vahepeal. Oota. Mis siis veel ütled meie vaatajatele? Vaata basseini. Ja. Ei tea jah, mis see ilm enam teeb, et kas talvist ilma tuleb, kõik näha ole. Ehk siis kas meie telgime nüüd lähiajal veel või mina või siis tuleb telkimine juba meie. Siis. Paint tähed ütles meie. Jah. Ta tahab mind ikka kaasa võtta. No ma räägingi, et kas mina või siis meie ja kui meie telgime, siis me telgime tõenäoliselt, ma ei tea, maikuus või niimoodi. Ja, et siis teate ette juba, et siis hakkab tulema jälle võib-olla sellist meie telkimisvideot. Praegu vast enam jah, ei telgi. Ilm on ka selline. Ta ei võta mind kaasa. Jah, ei võta. No näed, et vahepeal on kätte jõudnud, et Preili on vahepeal kööki jõudnud, vahepeal on kätte jõudnud õhtu, kell on 5 läbi. Ja mis sa valmistad siin? Mina teen tatat lihaga ja sina lubasid brokkolit kõrvale laurutada. Okei. No näed, nii armas kui Preili soovib brokkolit. Ja no mis siis veel on nüüd, jah, tööpäev jäi nüüd siin natukene vahele, aga et selle mõtte juurde tagasi tulla, mis ma eelmine klipp ütlesin, et see video tegelen ma ka IKEA Legoga, siis jah, siin nii-öelda valmistumine käib mitmel rindel. Ühed asjad on otsesed lapse asjad, teised on kaudsed mööbliesemed, et mul lihtsalt siin magamistoas on praegu selline Ikebana, et siin all on üks vana kummut plastiksahtlitega, mis on ära lagunenud ja kunagi ma värvisin selle lihtsalt üle, et ega tast tolku enam ei ole. Ta on hästi ära amortiseerunud, et teda kuskile kasutusse enam nagu ei oskagi panna ja selline nii-öelda vanakooli lihtne kummut ja siin peal on lihtsalt üks teine moodul ja hunnik nodi, et see üks moodul läheb siit veel ära ja siia siis tulebki üks IKEA Lego, mis mahutab rohkem nodi ja kõrgemale, et täna ma siin lihtsalt siis demonteerin siia selle kõik ära või demonteerin selle kummuti juppideks ja siis valmistub paari päeva pärast kätte saama Lego klotsid. Siis sa saad Legoga mängimist õppida. Jah, vot nii.
aga vahepeal nüüd jõudsin hoopis kummuti monteerimisest vanni. Ja no millega ma siis siin tegelen. Üks asi on ise vannis käia, teine asi on ka ühtlasi mängida. Aga ma ei mängi mitte nii nagu laps mängiks, vaid ma mängin nii-öelda pesemise mängu. Ja nüüd need kõik on siin mul ära pestud. Ma kunagi korraldasin sellist asja Emajõel nagu palliralli. Ja siis kõik need pallid, need oli palju neid palle, tuhandeid. Mul nüüd siin natuke on alles. Olid kõik ära nummerdad, 0,02 ehk siis number 2 pall on siin. Siis siin on pall number 397, 473. Ja oli selline heategevuslik võistlus nagu see pardiralli seal Tallinnas. No vot, ja nüüd ma siis pesen puhtaks nad ja nüüd olid mul siin tolmu all kuuris ja nii edasi ja siis kuivatan ära ja lapsel ja nendega siis edasi mängida. Aga noh, nüüd saab vähemalt need numbrid siit maha pesta. Et see tint tuleb väga hästi ära. Oot nii. Nii, aga tegelikult vannist oli palju abi, nagu öeldakse, et tark ei torma ja selle asemel, et asi ära lõhkuda, leidsin tal hoopis esikus parema lahenduse, et üks riiul tuli ära võtta ja nüüd on meil kassil on ka uus koht, kus ma vaatan ka, et see oli kassile kodu. Jah, nüüd saab siia need kergemad asjad üles poole panna. Sallid, mütsid, tagavarad tuua ja siis siin ühe sahti jätsin praegu panemata, sinna on peidetud jalanõud. Kusjuures ma korra mõtlesin selle lahenduse peale. Aha. Aga siis mulle tundus, et see võib-olla ei lähe kuidagi meile siia. No näed. Võib-olla jalanõusid panna enam kuhugi. Aga noh, pole meil kiiret kuskile, mis me tormame, eks me jälgi ja katseta, vaata, mis saab. Ja egas midagi, tänaseks kõik, ega homme jätkame. Vahepeal on nüüd kätte jõudnud uus päev. Mul on täna olema siin kodukontoris, siis just pean oma lõunapausi, kell on 1:30. Et natuke puhkan siis arvutist ja panin endale mikrofoni ka, et nüüd kui hääl läks nagu paremaks kui video esimene pool, siis no näed, saitegi võib-olla võrdlust, kuigi ma ise vahest mõtlen, et äkki alati seda mikrofoni polegi vaja, kui mul on see kaamera nii lähedal, siis ega väga palju minu häälest ei muutu. Igatahes saime ka sõnumi, Kelly sai sõnumi, et Ike on nüüd veel tublim olnud, et vist juba täna on kohal palutakse järele tulla. Lego komplekte. Jah. Igatahes lähme nüüd, käime varsti, teen veel vahepeal tööd, aga siis käime Ikeas, siis me läheme veel ühte beebipoodi, üks siis teeme ühe ringi, üks element on veel puudu meie varustuse komplektis. Oi, suurematest asjadest, sest näete, no ma ei olegi nüüd varem näidanud, vist meil on siin selline asi nagu Britax, B-Motion, näete, siin on amordid või no vedrustus. Ütleme niimoodi, et suured tänud meie mõlema poolt pesakond Jürgensonidele. Seda sama vankerkäru lahendit olete te võib-olla näinud, kes on vaadanud televiisorist Imikuga metsas. Et sellisest seriaalist, ühesõnaga see on üle elanud igasuguseid maastikke ja igasuguseid krutskivendi, et töökindel sisse töötatud ja meil on au nüüd sellega siis töökindlalt jätkata varsti. See on nüüd nii äge asi, aga ma võin näidata teile, kui väikesteks juppideks see läheb, ma teengi siia väikse klipi kohe, aga mis see on? See on kaasas kantav mähkimisalus. Ahah, okei. On ka selline pisikene, kompaktne. Ei võta väga palju ruumi. Siit ta käib lahti. Ja siis täielikult lahti ta on siis selline.
siia paned beebi peale, siin saad teda mähkida. Siia saad panna, siin on üks mähkimis mingi lina vist. Ja siia saad panna mähk näiteks, siia läheb näiteks salfakad, niisked salfakad. Sest ega looduses, kus me seda voolavat vett ikka võtame nii palju sageli. No, peaks just voolava veega pesema loomulikult parem. Aga noh. Tellisin ühe sellise duši ka, akuga duši sealt päiksemaalt, aga seda ju saab ka siis katsetada, et kuidas. No võt sellised igasuguseid vahendeid kogume, eks õigel hetkel läheb nende katsetamiseks. Aga jah, see oli meil nüüd väga oluline asi. See on nii vahva, see käib mitmeks jupiks. Ma annan Preili kätte kaamera. Näed, tahan ära võtta vankriosa, võtan korvi ära. Nii, kuidas väiksesse autosse ära mahutada? Noh, tuleb hakata kokku voltima. Tõmban siit, kust ta siit läheb. Siit natukene vabaks. Vaatame, nupp tuleb alla vajutada ja läheb kokku. Ja see ei ole veel kõik, et kui rattad jäävad ka ette, siis tuleb lihtsalt rattad välja tõmmata ja kõik rattad käivad niimoodi eest ära. Väga kergelt. Ma nüüd ei tee kuidagi reklaami sellele Britaxi mudelile, ma tean, mis seda ei ole kuskil on müügil ka, aga jumala kihvte. Ja siis paned jälle tagasi ja tal on siis ka käru funktsioon, et kui laps juba suurem on. Ja siis egas midagi tuleb jälle siit vabastada külje pealt, läheb kokku, kui ratas on puudu, tuleb ratas panna ka juurde. Oot nii. Ja läheb see tagasi. Kompaktsemaks kuidagi läheb. Ja siit vajutan nuppude peale ja läheb hopsti alla. Ja nüüd peab alati kodus vaatama, et ta siia põrandale nii ei jää, sest see on ideaalne koht, kus kass magada saaks. Oi, ta tahaks jumala eest, et ma praegu kodust ära läheks ja jätaks selle siia. Ta magaks seal sellised mõnusad uned ära, et ei tuleks järgmise päev ka välja. Ja võt selline vahva lahendus ja siis ta läheb siia tagasi. Vaat nii, lukus. Kaks klõpsu ja... Rattad käivad ka piduriga. Ja esiratas on ka lukustatav. Selline, et on võimalik ära lukustada. Väga kergelt. Talv on nüüd kahjuks meid juba see aasta vist maha jätmas, aga järgmiseks aastaks on meil ka suusk. Siis käib siia ja saab minna maastikuvrallid ka tegema. Võt nii. Hispaania. Amigos. Amigos kutsuvad tagasi siin. Ei, mul ei ole praegu aega võtta, vast me peame minema tööd tegema ja Ikeasse minema. Oled, ma täitsa jobu, panin paksu salli ja mütsi, aga väljas on endiselt päris soe, ma ei tea, 7 kraadi. Igatahes IKEA on meie esimene peatus. Preilil on paprik ja lähme toome siis need Lego klotsid ära. Mis midagi. Lähme aga laome Noti auto peale ja võtta IKEA-l on nii vahvalt sellised võimalikult peenikeselt ja hästi ära pakitud vist võrutuskindel. Ei ole varasemalt IKEA-st midagi võtnud, et sellised peenemad jupid on hea panna autosse ja teeme siis natukene siin tetrist ja nii palju tetrist peab teha, et sinna veel mahub ära turvahäll, mida me ostma lähme. Ja ega ongi. Võt nii, järgmine peatus on siis Lõunakeskuse Baby City, kus me oleme muidugi käinud juba eelluuret tegemas, seal oli kohe näitan teile seal nii ilgelt palju neid variante, aga vast valisime ühe hetkel õige välja, aga me saame vast tagaukse kaudu ka
autosse enne proovida, enne kui ära ostame selle turvahälli, nii et lähme vaatame. Siin on alati palju mänguasju. Kui siia pisikese lapsega tuleksid, siis ei tule. Laps ei saa aru, kui palju see värk siin võib maksta. Ja. Aga peab enne eeltööd tegema või lapsel silmad kinni siduma. Mängime pimesiku mängu. Ja nüüd oleme küll õiges kohas. No vaadake, siin on nii palju neid variante. Käisime eelmine kord siin uudistamas, katsetamas. Ja saime aru motell on ka siin. Motell on ka veel olemas ja meil jäi vist see valik Maxi Cosi Pebble S-i peale. Jah. Vot. Ja talle läheb veel selline, siin vist ei olnud või oli, kinnitussüsteem ka. Isofix, nagu öeldakse. Ühesõnaga jah, peab kõvasti eeltööd tegema või teadma, mida vaja ja kuhu mahub ja kas on keeratav, pööratav või otse. Mõned on ju 360 kraadised, et meie seda 360 kraadist ei vaadanud, me vaatasime natukene lihtsamat, et pole ju hullu. Mõned on jaganud, et sinna läheb just puru vahele. Või midagi jääb vahele, siis ei tööta ja siis on kinni ja kiirub ja siis on jama. Jah. Aga eks me ajame siin nüüd natuke asju ja siis vaatame edasi. Mis toimus? Toimus see, et auto sai veel rohkem täis. Ahah. Jah, ühesõnaga läksime, küsisime abi, ütlesime, et eeltöö oli tehtud, klienditeenindaja eelmine päev aitas meid ja kohe kõik said aru, mis on vaja. Tuldi kaasa, lasti proovida, katsetasime, proovisime ja saimegi ta paika. Ja siis öeldi, et ega me enam tagasi ei taha teda. Aga vastutasuks taheti midagi ka. No natuke võiti ja. Täna oli hea muidugi, et täna oli -20%. Oli selline tore hetk ka veel. Sai restorani raha alles jäetud. No täitsa 36 eurot sai alles jäetud. Ei, mis 36? Rohkem? 40 ja 36. No näed, restorani me sellega ei lähe, aga investeerime muusse. Nodi kulub meil ikka veel ära ja. No ikka üht-teist on nagunii veel vaja siit samas poesti vist ilmselt. Jah, nii et see Maxi Cosi on nüüd paigas meil. Jah. Sellega on korras, siia taga jääd ja eks elu näitab, kuidas me ülejäänud matkavarustuse siia nüüd ära mahutame kõige muuga, et eks ma hakkan seda Tetrist harjutama. Võtti tagasi algpunktis. Ja siin on just nodi, kola. Kõvasti nodi võrra rikkamad jälle on ju. Jaa, suutsime 536 eurot ära kulutada tänu sellele, et me saime alla ka, muidu oleks üle 600 kulutanud. Kõvasti vist üle, jah. Et IKEA mööbel läks vist 236 eurot. 233. Okei. Ja siis see turvahell koos Isofixiga. Näed, piim anti ka kaasa. Nii arvas. Läks maksma 300 eurot. Jah, no näed. Aga ega see video veel nüüd sellega ei lõppe. Eks ma panen mingi hetk, võib-olla täna või homme või kui ma jõuan, panen selle IKEA Lego ka kokku ja siis vaatame, mis siis tulemus tuli. Ja no muidugi, kui sa oled juba siiamaani seda videot vaadanud ja selline värk sulle meeldib ja soovid äkki veel näha igasugu huvitavaid klippe lisaks meie tavakanali klippidele. Muideks ma panengi siia, näed, 3 meie viimast toetajaliikmete videoklippi, ehk siis nii palju, kui meil jaks on, teeme veel ka lisavideosid ja just neile, kes meid ka toetada soovivad, toetada lihtne, all on liituge nupp, seal on kas 3 eurot kuumakse või 5 eurot kuumakse, ise valid, igatahes mõlemale on samad hüved ja vastutasuks selle väikse toetuse eest jagame vahvaid videosid. Viimane video ma näitasingi, kuidas siis korteris ööbida soojemalt, kui radiaator enam ei tööta. Ja kaugemalt sooja enam ei tule, aga omal pliiti ka pole siin. Nii talv on. Jah, võtta igasugu selliseid videosid sinna ja pluss veel muid telkimisi ja koduseid
telgitaguseid, et jah, kes midagi, meie nüüd toimetame edasi ja on midagi veel lisada? Ei ole. Toimetame edasi. Toimetame siis edasi. Mis siis õhtul toimub? Ei ole varem kunagi IKEA mööblit kokku pand, aga ma siin tunne nagu, et siin ei peagi midagi kruvima. Täiesti Lego, nii et... Mis see nüüd on? See on tagumine külg. Ahah. Jah. Mis sa siin muidu ikka õhtul teed? Mängi Legoga. Vaat nii. Saimegi kapi kokku. Jah. Rohkem pole vaja. Ahah. No siis on läks hästi. Suur kast. Jah. Legol on kohe juhend ka kaasas ikka, nii nagu Legodel ikka on. Ja ikka vahest vaatan. Ahah. Läheb tüüblitega. Ei pea midagi kruvima. Väga tore. Polegi tööriistu vaja, jah? Naeltega pidi selle tagumise külje kinni lööma ja... Jaa. Siin on jah. Siin vist ongi see teema, et see IKEA asi, et ei peagi midagi kruvima. Huvitav, see IKEA mööbel on nii kerge. 100 plaat, kui midagi kätte võtsin seda vana aja 100 plaati, siis ta oli ikka ka raske ja kolakas. Aga need on nagu vahtplastist. No vot, sähk sulle naelu. Aga võtta ja ega midagi, kruvikeeret vist ei lähegi mul vaja. Panen aga siit pidi sisse. Läpuga muidu sisse. Jah, usume, et ikkagi vastu ka peab siis. Äge. Kuidas meil edeneb? Sangasid kruvin. Mitte potisangasid, vaid sahtli käepidemed. Jah, nüüd tuleb, üks asi on küll Lidlil, et siis pead ise vaatama, et kas tahad... Lidlil. Tahad seda keskele või tahad äkki siia äärde vaata, sest ette pole auke tehtud, võib siia äärde panna. No aga äkki tahad 2 tükki, ühte siia äärte, teist siia äärte. Aga tegelikult huvitav on see, et kuna meil on 4 sahtlit, siis igaüks erinevas kohas paiknud. Üks on näiteks siin, teine on siin, kolmas keskel. Huvitav. Jaa, oleks huvitav, äkki keegi tahabki. Aga tegelikult seal on need sahtli käepidemed ka erineva mõõduga. Meil on siin 12 vist on ju, tegelikult on mingid 20-seid ka. Sobib. Vot, aga sahtlid on muidu valmis ja siinide peale lähevad ilusti muidu ja... Tühjad on veel. Tühjad on veel. No küll me sellest hoolitseme. Uskuge meid. Kui ma panen, siis Preili hoolitseb selle eest, et sahtlid täis saaks. Ja rohkemgi veel on ju. Mis asja sa räägid? Üks mügarik tekkis siia. Ahah. Oma teine. Mis sa palli puusid täis? Jah, ja natuke peale suud siis tulnud, kuidas see mügarik on ja Eesti ära kaob. Okei. Jah, seal pidi Peppu asuma. Preili kogu aeg mängib pisikese Pepuga. Jaa. Aga no mis me siis siin nüüd kokku tegime? Vot sellise asja. Sai ta selline siia. Saab sahtlitesse pesu panna. Üks asjad lähevad kõigepealt. Ja siia nea ka panna. Ja kui vaja saab alati panna veel ühe riiuli vahele ja üles saab panna mingi kastiga mingised asjad. No pigem paneks siia ka mingi kastiga asja juba. Jah. Vot nii. Aga, no vot selline mitme päeva peale laiali video. Igasugu toimetusi rohkem ei näita. Jätame teiseks videoks ka. Ja mis siis veel? Ega midagi, varsti looduses näeme jälle. Näeme või? Assoo. No seda ka kindlasti jah. Ilmad on ju nii ilusaks läinud. Täna on reede õhtu, ühesõnaga ma nüüd lõpetangi selle video ära ja hakkan kohe editima ja homme laupäeval, kes õue ei viitsi või peale õue midagi muud vaadata ei ole, siis juba näete. Ja kui meeldib see värk, mis me siin teeme, siis hakka jälgima. Ja kes midagi, olge mõnusad.
kohtume varsti jälle ja tšauka. tšauka.